jutu autor, palun. Tervist! No nii, hakkame siis pihta, et siin sihukesest teooriast on räägitud päris palju, et lähme nüüd siis ka praktiliseks, et äkki saate siit midagi tarka kaasa ka võtta. Aga enne kui lähme siis esimeste slaidide juurde, siis palun andke käega märku, kes teist juba on siin finantsvaba. Võib julgelt tõsta käe üles, okei, jätke käed üles, aga kes teist tahab saada finantsvabaks? Noh, osadel jäid siin käed alla, et tekib küsimus, et miks te üldse siia tulite, et kas sellepärast, et väljas sajab paduvihma, et ei taha välja minna või ikkagi tunnete antud teema vastu huvi. Aga Jake, ma küsin korra sinu käest ka, et kui sina hakkasid investeerima, et mis sinu jaoks finantsvabadus tähendas üldse? No minu jaoks finantsvabadus on see, et siin on need palivilla tüübid, et istud nendega seal villas ja viskad jalad seina peale ja jood teed ja chillid lihtsalt. No täpselt, et kui mina ka tegelikult alustasin, siis mõtlesin ka, et noh, et finantsvabadus ongi see, et lähed, saadad tööandjale kirja, et jõu, et homme ma rohkem tööle ei tule ja nüüd kolid paariks aastaks palmi alla ja siis chillid seal, et mitte midagi tegema ei pea. Et meedias on ka tegelikult sellist pilti maalitud ja siis ma väidangi, et finantsvabadus tegelikult ei ole see, mis sa arvad. Et see on veits ohtlik, kui sa mõtledki, et ma ei taha finantsvabaks saada või see on mõttetu, kuna siis ei pea ju mitte midagi tegema ja see on selline igav elu. Et meil on siin näiteid küll eelmisest aastast näiteks, et kui sa enda jaoks läbi mõelnud, mida see finantsvabadus tähendab, siis võib juhtuda see, et sa näiteks, ma ei tea, lähed pankrotti, sul tekib läbipõlemine või siis mingi tervisehäda. Et täna me tahamegi tegelikult teile näidata, et kuidas see teekond tegelikult võiks välja näha, et selliseid asju ei juhtuks ja et sul püsiks tasakaal. Aga enne, kui me võtame ette sellised praktilised sammud, siis kiiresti tutvustame ennast ka, et aru saaksite, et kes me siin sellised kahekesi lava peal oleme. Et mina olen siis Taavi, olen täiesti tavaline palgatöötajast investor, natuke teen kõrvalt ka sükest ettevõtlust, aga see ei ole minu peamine tegevus. Olen investeerinud aastast 2013, tänaseks portfell on umbes 600 000 eurot. Ja siis koos Jake'iga, Marko Oolo ja Liisi Kirchiga teeme off the record jutte, kirjutame ja koos Markoga ehitame sellist tarkvara nagu Portfello, millest täna õhtul ka veel tegelikult räägime. Ja lisaks olen siis üks finantsvabaduse grupi loojatest, et sellepärast võib-olla see finantsvabaduse definitsioon on ka südamelähedane. Aga Jake, räägi ka endast paar sõna. Ja, ma olen siis 18 aastat fotograaf olnud. Selle käigus on päris mitu miljonit pilti juba tehtud. Lisaks siis pildistamisele olen 9 aastat investor olnud ja portfell on ka, ütleme, seal 500 000 juures. Oleks oluliselt rohkem, kui eelmine aasta oleks Planet 42 juhtunud. Kes on meediat jälginud, see teab, mis seal juhtus, et Planet 42 läks pankrotti, sellega läks suur osa minu portfellist ka ära. Lisaks sellele olen 2 aastat nüüd abikaasa olnud. Olin kunagi abielu vastane, tundsin, et abielu mõttetu, et see ei ole minu jaoks, lihtsalt paber. Aga näed, leidsin õige naise ja nüüd olen abielus. Siis, koos Taavi juba mainis, et peame avalikult blogi, et kirjutame seal igakuiselt, mis me teeme, mis me mõtleme, analüüsime erinevaid pakkumisi, mis tulevad, et avalikult oleme seda aastale mina teinud, enne seda tegin ka anonüümselt, et viskaks kinda siin rahakrätile, et aeg on ka mask maha panna ja tulla avalikult rääkima. Ja kõige uuem asi on siis see, et ma olen ka värske isa, et kui te kuulete siin lapsega isa, siis on minu laps suure tõenäosusega, et saame näha, et kas see üritus täna jääb esimeseks ja viimaseks korraks perega siia tulla või mitte. Aga loodetavasti tuleme teiselt kord ka ikkagi. Ja lähmegi siis edasi, et mis see tasakaal on, et võib-olla andke käega märku, et kellel on tasakaal siis töö ja investeerimise ja eraelu vahel. On meil siin saalis sihukest inimest, ma näen seal 1, 2, no siin ikka mõned tulevad,
et ma hea meelega vahetaks kohad ära, et te võite tulla ise siia rääkima, mis on, sest et minu jaoks see tasakaalu leidmine on igapäevane niisugune väljakutse, et see on päris keeruline. Sa vanemaks, jah? No ma püüan, vaikselt need aastad tiksuvad juurde. Et me reedel just naisega otsustasime, et võtame nädalase puhkuse ja tööd ei tee, tuleme lihtsalt puhkama, teeme siin festivali ära ja siis lähme tripime ringi, aga just enne festivali tuli üks kõne, et kuule, et esmaspäeval oleks vaja kiired ametiportreet teha, et äkki teed ära, et siis ma ütlesin, et ma vaatan korra kalendrist, läksin naise juurde ja ütlesin naisele, et kuule, pidime nagu nädal puhkust tegema, aga äkki esmaspäeval ma saan nagu paar tundi korra ära käia, teen kiired klõpsud ära, siis tuleme tagasi ja siis lähme puhkusega edasi. Ja siis naine ei öelnud selle peal midagi, aga sa juba näed pilgust ära, et siin ei ole nagu, see tuli kõige lollima ettepanekuga üldse. Siis ma võtsin kiiresti kõne kliendile tagasi ja ütlesin, kuule, et ei saa, ma olen kinni, et kalender on kinni ja see jääb praegu ära. Aga Tavi, kuidas sul selle tasakaaluga on? Jaa, tasakaalu leidmine on väga raske, et ma olen üritanud ka, ütleme, nende aastate jooksul erinevat moodi seda lahti mõtestada, et täna, ütleme, tasakaaluga on nii, nagu on, et võib-olla kindlasti 100% ideaalne pole, aga näiteks mina töötan 4 päeva nädalas, et üks päev on siis selline, kus ma üritan teha rohkem sporti, tegeleda enda hobiprojektidega, et üritan siis step by step seda tasakaalu leida ja töökoha pealt siis seda ütleme siis aega maha võtta, aga nagu sina ütlesidki, et see on nagu niisugune pigev progress, et tegelikult me saame sellest aru, et seda on raske leida ja see, ütleme, tasakaalu leidmine on erinevates eluetappides erinev. Sellepärast me jaotasimegi tegelikult selle finantsvabaduse teekonna 3, et oleks lihtsam, ütleme siis, fookus seada ja mõelda, et mis siis sellel hetkel nagu oluline on. Et esimene samm, mis siis võiks olla igaühele niisugune A ja O, kuhu jõuda, on siis finantsturvalisus. Aga enne, kui me siis jõuame finantsvabadusse, on selline samm, mida me siis nimetaks finantsmugavuseks, on ju. Ja siis 3. samm ongi see kauaoodatud finantsvabadus. Et tegelikult võikski öelda, et see finantsvabadus ei olegi võib-olla kõige olulisem, et juba see, et kui sa saavutad selle finantsturvalisuse või finantsmugavuse, siis see on juba väga hea nagu eesmärk omaette. Aga ma ei tea, kui te olete kunagi mänginud tsirkuse lauamängu, siis seal on vahest niisugused redelid, kus saab hüpata ühe sammu või mitu sammu vahele ette, et tegelikult me mõtlesime, et ka siin teekonnal on võimalik need samme vahele ette, aga me ei soovita seda teha, sest et kui sa selle sammu nagu vahele ettad, et siis võib juhtuda selline asi, et siia Planet 42 asemel võib panna ka Ampleri või Funderbeami või mingi muu First Northi logo näiteks, et seda me ei soovita, et tegelikult soovitame ikkagi kõik need sammud läbi teha ja enda jaoks lahti mõtestada. Ja esimene samm ongi, et kui see võtta nagu ühe lause kokku, siis võiks saavutada sellise olukorra, kus sina kontrollid raha, mitte raha ei kontrolli sind. Et see on lihtne mõte, et me väga pikalt ei tahaks nagu siia seisma jääda, kuna kõik investeerimisõpikud ja rahatarkuse õpetajad on sellest väga palju rääkinud, et peamine fookus lähebki siia esimesse etappi. Aga lihtsustatult öeldes on see siis tegelikult kõige raskem samm, ehk siin see koht, kus sa põhimõtteliselt kogud oma esimest 100 000 eurot. Ja siin ongi see, kus sa tegelikult peadki fokusseerima pigem töö tegemisele, kuna sealt tuleb see peamine väärtus, mille abil sa saad siis aluse panna oma sellele finantsturvalisusele. Siin ongi vaja teadlikult sellele niimoodi läheneda, et see on üks samm ja tulevikus siis see fookus liigub mujale. Et me oleme selle jaoks nagu ka niisugused mõned praktilised sammud kirja pannud, sest me saame ju aru, et tegelikult mida vanem sa oled, seda raskem on ainult, ütleme, tööle siis fokusseerida. Aga kui sa tahad nagu jõuda kuhugi, siis sa pead neid ohverdusi tegema. Et esimene kõige lihtsam, nagu mida on palju mainitud ongi, et loo meelerahufond on ju, et see tuleb kasuks mitmest aspektist. Esimene ongi see, et tegelikult väga paljud pered tülitsevad raha pärast, et raha ei ole, on ju, ja siis sinna kulub lihtsalt nii palju energiat, mida sa võiksid suunata hoopis kuhugi mujale. Kui sul on see meelerahufond olemas, siis sa saadki tegeleda nende asjadega, mis on olulised ja mis sind edasi viivad. Siis teine kiire samm on see, et liigu karjääriredelil võimalikult kiiresti. Et kui sa, ütleme, oled noor, on ju, siis see on lihtsam,
aga see viib sind võimalikult ruttu sinna sammu, kus sa saad juba liikuda selle finantsmugavuse juurde, et näiteks mina, kui ma alustasin oma töökarjääriga, siis ma päris tihti kas vahetasin töökohta või siis üritasin oma palka nagu läbi rääkida ja lisaks tegin siis tööd kõrvale ka juurde, et mida rutem sa jõuad, ütleme, sinna heale tasemele, seda kiiremini sa saad, ütleme, seda fookust hakata siis liigutama mujale. Siis selleks, et ütleme, selle töö tegemise jooksul sul jääks rohkem aega siis kas tööle või siis perele, siis tegelikult ei tasu hakata selle investeerimise koha pealt nagu liiga palju üle mõtlema, et nagunii, kui sul kapital on väike, siis see, ütleme, aktiivsed tunnid, mis sa sinna sisse paned, see paar protsenti lisatootlust, teoreetilist lisatootlust ei ole seda väärt, et lihtsam on see asi ära automatiseerida ja tegeleda muude asjadega, mis loovad rohkem väärtust. Ja siis samuti selle sammu juures siis on oluline see säästumäära hoidmine, kuna kui see säästmine ikkagi ei ole piisavalt suur, siis sellest töö tegemisest nagu väga palju kasu pole, kui sa seda, ütleme, vundamenti endale ehita. Ja siis võib-olla kõige olulisem soovitus, mida saab kasutada ka teiste sammude juures, on siis luua perekalender, oled siis üksi või ka mitte, et siis sa lihtsalt paned endale kirja sinna need asjad, mida sa pead ära tegema, et näiteks sul on vaja minna trenni, sul on vaja saada sõpradega kokku, sa planeerid need ette kas või mitu kuud ja need on seal olemas ja need ongi prioriteet, et töö võib siis sellel hetkel oodata, et siin peab lähenema süstemaatiliselt. Aga Jake, räägi, kui see keeruline samm on tehtud, et mis siis edasi saab? No siis me jõuamegi selle teise taseme peale, milleks on finantsmugavus, et me oleme leidnud tasakaalu töö, eraelu ja investeerimise vahel. Ja kui me võtamegi selle üksipulgi lahti, siis töö on muutunud üheks osaks sinu elust, ta ei ole enam eesmärk, et võib-olla finantsturvalisuses oli su eesmärk, et raha saada ja karjääriredelil tõusta, siis enam see ei ole eesmärk ja sa ei pea enam töö jaoks aega eraelu arvelt ohverdama. Et mina sellest teise poolega lausest veel nagu näha on oman väljakutseid, sellepärast et see töö ikkagi võtab mõnikord eraelust lõivu ja naine selle osas väga rahul ei ole, aga püüan selle osas paraneda. Siis see portfell, mille sa oled juba endale ehitanud, see toetab sinu elustiili ja eesmärk on see, et sa saad oma varasi kasvatada ja orgaaniliselt võiksid siis liitintressi abil see kasvada. Siin on väga oluline riskihaldus, et eelmine aasta mina oma riskihaldust nii hästi ei teinud, mul oli Planet 42 umbes 25% portfellist, nagu teate, see läks pankrotti ja tänu sellele läks 25% portfellist ka minema. Et nüüd ma pigem hoian maksimaalselt 3-5% ühe instrumendi osakaalu oma portfellist ja kui siis midagi juhtub, siis see vähemalt ei ole nii suur kaotus kui 25% ära kaotada. Et see tõi mind päris mitu aastat tagasi oma sellel investeerimiskarjääril. Ja selles finantsmugavuse tasemel sul ongi fookus on sellel teadlikul aja kasutamisel, et nüüd sa saad teha siis mingeid hobisi, mis sa tahad teha, saad perega veeta aega, võtadki pere siia kaasa, ühtegi kuulamist ise teha ei saa, tegeled samal ajal lapsega, aga vähemalt see on niisugune kvaliteetaeg, mida muidu ei saaks teha. Ja panimegi Taaviga kokku mõned praktilised sammud, mis siis sellel finantsmugavuse etapis nagu aitaksid. Esimene oleks neist, et õpi ütleme ei. Et kõigele, millel sa ütled jaa, mis mul on väga suureks probleemiks, keegi helistab, tahab pildistamist, ma olen kohe jaa, teeme ära. Siis see jaa, mis sa ütled, on alati ka ei. Et olgu see, kui sa ütled jaa on ju pildistamisele, siis sa ütled ei oma eraelule, oma isiklikule ajale, mida praktiliselt mul ei olegi, et siis püüa seda eid enda ellu sisse tuua, et kõigile ei pea jaa ütlema. Siis kaitse oma investeerimisportfelli, see riskihaldus, millest ma ennast rääkisin, et oluline, et see üks instrument ei lähe sul liiga suureks, et portfello on selles mõttes väga hea tarkvara lahendus, et õhtul Taavi räägib sellest täpsemalt, aga te näete seal kohe protsentuaalselt ära, kui palju sul kuskil mingisuguseid riske või instrumente siis on. Kui mina lõin endal kokku, mul oli 25%, siis me enne, kui on ju Planeti teema juhtus, rääkisime ka, et kuule, näete, mul on 25%, siis kõik ütlesid, et kuule, võta vähemaks, see on liiga palju, ja ma olin, et midagi juhtu. Ma olen raha sinna pannud enne juba ja kõik töötab hästi, aga alati kõik ei tööta hästi. Et siis pigem kaitske oma vara, et see, mis te ju teenite ja raske tööga tuleb oma tunde müüte, siis kurb on seda ära kaotada lihtsalt kellegi teise otsuste pärast.
ja väldi elustiili inflatsiooni, et kui su elustiil läheb kallimaks, siis ära pane oma kulusid kallimaks. Küll aga ütleme, et kui sa oled seal finantsturvalisuse taseme peal, siis sa magad seal telgis, on ju, katsetad seda vihma, nüüd ma olen ise selle finantsmugavuse peal, ma sain karavanis olla matkaautos, aga kui sa oled finantsvaba, siis sul nagu Marko Oolo ja need teised saavad siin selle korteri võtta ja olla seal, nii et natuke on veel minna. Ja siis saavuta paindlik töögraafik, et Taavi on hea näide, et Taavi käib ainult 4 päeva nädalas tööl, et tavaliselt palgatööl käiakse on ju 5 päeva. Mina olen ettevõtja, siis oled 24/7 tööl. Et seda pead ise kuidagi timmima. Ja siis osta endale aega. Ma ei mõtle selle alla, et sa ostad endale orja, aga kui me räägime näiteks investeerimisteema peale, et kui sa ei taha ise numbreid kokku lüüa, siis võta endale raamatupidaja või võta lapsehoidja või võta koristaja. Et see aitab su enda aega kokku hoida ja sa saad seda panna kuskile, kus sa tahad seda rohkem kasutada. Ja nüüd Taavi. Jaa, et nüüd ongi see siis lõpuks oodatud finantsvabadus on, et kui me mõtlesime, et kuidas siis seda finantsvabadust nagu ühe sõnaga defineerida või ühe lausega defineerida, siis võtaks selle kokku võib-olla sellise mõttega, et sellest hetkest alates, kus tööl käimine on siis sinu jaoks valik, mitte kohustus, siis sel hetkel sa võiksid öelda, et sa oled nagu finantsvaba. Et kui ma vaatan nagu, ma ei tea, meedias ringi või kui ma mõnda eilset ettekannet kuulsin, on ju, et Vorm Oja ka rääkis, et ta 3 kuud nagu läks töölt eemale, on ju, ta läks jube igav, on ju, et talle meeldis ikkagi see, ütleme, finantsvabadus, on ju, et tegelikult oli ju finantsvaba, ta sai teha selle valiku, et ma olen 3 kuud töölt eemal, et keegi ju käsi sulle, et sa pead töölt ära tulema, aga see on sinu jaoks valik, mitte kohustus. Täna lähen, kui ei taha, siis ei lähe. Et lihtne, et ma arvan, et see on USA-s tulnud, kus on see FIRE liikumine, et retire early, aga ma arvan, et Eestis nagu keegi tegelikult sellest ei ole rääkinud, et eestlased ei saagi minna ju puhkusele, et nad tahavad elu lõpuni tööd teha. See on okei. Ja siis ütleme selle sammu juures ongi siis sinu peamine ressurss ongi aeg, et sa kasutad seda 100% selle järgi ära, et mis vastab sinu väärtustele. Et kui sa tahad, siis sa, ma ei tea, käidki tööl, kui sa tahad, siis tegeled oma tervisega, tegeled perekonnaga, sõpradega, hobidega, reisid, on ju, et see on nii lai valik, mis kellelegi meeldib. Võib-olla teed ühel päeval ühte ja teisel päeval teist, on ju, et sul on see valik olemas. Ja praktiliste sammude poole pealt tegelikult nagu ei osanudki väga palju nagu välja tuua, kuna kui sul on vabadus teha ükskõik mida sa tahad, on ju, et siis tee, mis sa tahad, on ju, aga tõime ikkagi välja, et kui see finantsvabadus tundub nagu liiga hirmutav, siis väga paljud tegelikult teevad vabatahtlikku tööd, olgu see siis mingi kireprojekt, mentorlus, osaled kuskil nõukogudes, mis iganes, on ju, see, mis sulle meeldib. Samuti on oluline luua siis jätkusuutlik väljamaksete strateegia portfellist, kuna selle sammu juures sa põhimõtteliselt siis elad juba portfellis, kuna töö tegemine on sul see vabatahtlik, siis tasub see, ütleme, strateegia paika panna, siis ei teki sul seda läbipõlemishirmu, et sa pead neid ikkagi hullult edasi rabama, et vastu pidada. Et ma arvan, et paljudel polegi seda, ütleme, strateegiat loodud ja seepärast tekibki see läbipõlemine, et ikkagi võetakse juurde see lisaprojekt, ikkagi minnakse, ma ei tea, teise kohta tööle, on ju, et aga tegelikult ei oleks vajadust. Ja siis kindlasti on hea mõte aidata järeltulevaid põlvi, sõpru tuttavaid, näiteks pühenduda, ütleme, selle siis jõukuse edasi andmisele. Kristi Saarehomme räägib sellel teemal, et see on ka hea väljund, samuti ju tasub aidata oma sõpru tuttavaid, et kui sina oled saavutanud finantsvabaduse ja tahad näiteks päeval, ma ei tea, golfi mängima minna, et kui sinu parimad sõbrad peavad ikka tööl käima, et siis ei saa, et aita neid, et nad jõuavad ka sulle samale tasemele. Ja see ongi tervis on ju eneseareng, et ilma terviseta pole meil midagi teha, et tervis on nagu A ja O. Aga tegelikult Jake kirjutas ka teistele tuntud investoritele, kes siis andsid enda poolt kaasa mingisugused filosoofilised mõtted või soovitused, et kuidas nemad on nagu leidnud selle tasakaalu või kuidas nad üritavad leida, et Jake räägi, et mis siis meist targemad välja tõid, kes on juba finantsvabaduse saavutanud. Jah, suhtlesin paari erineva tuntud investoriga, üheks neist oli siin Lev näiteks ja Liivamäega rääkisin ja siin mõne veel. Ja koondasin kokku siis mõned nende soovitused või mõtted, et kuidas siis seda tasakaalu hoida või leida. Ja
üheks mõtteks oli see, et elumuutu sündmuse korral pead sa ka ise muutuma, et sa ei saa jääda samasse raamistikku. ma ise tunnetan seda, et kui mul laps sündis ja isaks sain, siis kui laps sündis, ma tundsin, et paneme sama power'iga edasi, ma olen harjunud, et päevas teen mingi 5 to-do listi asja ära, aga reaalsuses on see, et sa heal päeval jõuad ühe asja teha ja väga heal päeval jõuad 1,5 asja ära teha, et sa ei saa enam eeldada, et sa saad täpselt sama asja teha. Siis mõista, et kõike korraga ei saa, et kas või täna, et aitäh, et te olete siin, kuulate meid, on ju, tegelikult samal ajal Andero Laure Livenist räägib kinnisvaraturu ülevaatest, et võib-olla vihma tõttu keegi ei taha küll ära minna, aga loodan, et te olete siin meie pärast, et te peate kuskile seadma prioriteedid, on ju, ja me oleme väga tänulikud, et see prioriteet on praegu siin meil. Õpi kuulama oma keha, et su keha tegelikult annab märku, kui asi hakkab käest ära minema, et siin paar aastat tagasi me naisega renoveerisime 60ndate ehitatud niisuguse maja, ja siis mu taldrikul oligi hästi palju, ma ei ole kunagi ehitusmees olnud, aga sa pidid otsustama ära, ma ei tea, mis katuse alusmaterjali sa kasutad, kuhu sa elektripistikut paned, kui mitte midagi veel alles ei olnud. Samal ajal veel sa pead suhtega tegelema, tööga tegelema ja sa tundsid, kuidas tekkis niisugune üle kere niisugune ärevushoog või paanikahoog. Ja ma arvan, et see oli niisugune väike ilming sellest, et nüüd on vaja nagu tagasi tõmmata, sul on liiga palju, on lihtsalt taldriku peal praegu ja kui sa praegu tagasi ei tõmba, siis sul tervis kannatab. Ja teine väga oluline teema on saavutada hea kommunikatsioon ja koostöö partneriga. Et ma ütleks, et partneri valik on kõige olulisem, kui mitte kõige olulisem otsus üldse su elus. Et kui sa selle teed õieti, siis sa jõuad väga kaugele. Ja sellest teemast saaks väga pikalt rääkida, aga võib-olla ainuke asi, mis me siin välja tooks, on see, et kommunikatsioon peab üksteise vahel olema. Ja kui teil on täna mingi teema, mis teie kahe vahel põhjustab ebamugavust, siis see on just see teema, mida peaks rääkima. Nii et täna, kui te siit hakkate koju sõitma Tallinnasse, kes lähevad 1,5 tundi sõidavad, siis mõelge, mis see ebamugav teema on, võtke see teemaks ja rääkige lahti. Sest et kui teil on ebamugav, siis see aitab teil edasi kasvada. Ja parem on ju olla suhtes, kus te saate absoluutselt kõigest rääkida, kui et on mingid teemad, mis on vaja kuskile vaiba alla ära peita. Ja planeeri süstemaatiliselt, et Taavi juba mainis, et meil samamoodi on perekalender ja see kostus läbi väga paljudel investoritel, et ongi loodud ühine kalendrisüsteem, kus on siis mõlema asjad sees ja pigem probleemiks tekib see, et kui sa unustad ise sinna kalendrisse midagi panna ja siis teine on juba pannud ja võtab su ajasloti sealt ära. Et kui teil on mõlemal ära planeeritud, siis partner teab, et näed, sa oled sellel ajal seal või et mina olen toimetamas midagi kuskil mujal. Ja viimane mõte oleks see, et aksepteeri, et sa oled surelik. See on niisugune eluringlus, et me sünnime, sureme ja see elu läheb niimoodi edasi. Et me kõik mõtleme, et me elame 100-aastaseks, aga statistika ütleb, et Eesti meeste puhul keskmine eluiga on 75 eluaastad ja sellest veel kehvem tulemus on see, et tervena elatud aastate arv on 57. Ehk siis, kui me kujutame ette, et me oleme 100-aastaseks, siis võib-olla niisugune väga hästi elatud aeg on 57, ma ise olen 35 juba, et ma olen 20 niisugust head eluaastat veel ees, et pigem ela praegu nüüd, aksepteeri, et sa oled surelik, et see elu ei ole nagu lõpmatu. Kuule, ärme nii süngaks meid lähe, et inimesed jäävad magama, et räägivad surmast pärast autoga koju sõites, et võib-olla see on see ebamugav teema, aga võtame siis selle, ütleme siis selle põhipointik kokku, et tegelikult nagu me rääkisime, et me nagu numbreid üldse maininud, et teadlikult, et tegelikult finantsvabadus ei ole mingi number kontol, vaid see on hoopis mõtteviis, et sul võib olla seal neid, ma ei tea, 10 miljonit, miljardit on ju, aga kui sul see mõtteviis ei ole paigas, siis see ei ole finantsvaba lihtsalt, sorry, et sa pead ikkagi läbi mõtlema selle asja. Siis nagu me alguses mainisime, et finantsvabadus ei peagi olema nagu selleks eesmärgiks, et finantsmugavus tundub ka päris lahe koht, kus olla. Et sa tead, et sul on, ma ei tea, pensionieas on tulevik garanteeritud ja sul meeldib sinu töökoht ja käidki tööl ja käid reisimas ja kõik on nagu fine, on ju, et täiesti mõistlik, et ei pea seda taga ajama. Ja muidugi, nagu need teiste soovitused näitasid, siis tuleb sellele asjale lähendada süstemaatiliselt, et see, et ma nagu mõtlesin midagi või lugesin kuskilt, ma ei tea, Äripäevast või keegi kuskil podcastis ütles, on ju, et see ei ole nagu piisav, et tegelikult tuleb see tasakaalu leidmiseks enda jaoks, enda pere jaoks, need asjad nagu ükshaaval nagu läbi mõelda ja siis süstemaatiliselt tegutseda, et siin ei ole niisugust ühtset lihtsat valemit. Ja tegelikult ongi, et igal inimesel see tasakaalupunkt on erinev ja tee selline on erinev, kuna me elu jooksul läbime erinevaid
ütleme siis elu muutvaid sündmusi, et siis tegelikult see tasakaalu leidmine ongi individuaalne. Et nii see oligi, see oli meie ettekanne, et aitäh ja jälgige meid OTR.ee. Yeah. Hallo. Nii jah, ma ootasin, millal mul mikker tööle hakkab. Aitäh, Taavi ja Jake. Kas on küsimusi? Käed üles ja mikker tuleb teieni. Tere, aitäh esitluse eest. Mina tahaks küsida, kui palju te täna ise investeerimisse aega kulutate igapäevaselt või nädalaselt? Aitäh. Ma võin alustada, et kui ma jätaks välja off the record jutud, lehel on ju blogimise, siis tegelikult üsna vähe, et ma vaatan võib-olla mingid investeeringud üle, kui tuleb mingi uus pakkumine, siis vaatan ja analüüsin seda, et kas sinna panna raha või mitte. Et ma arvan, et võib-olla nädalas on ju mingi tund aega äkki midagi sihukest. Aga kui me paneme nüüd off the record jutude kirjutamise juurde, siis on ju mingi kuu kokkuvõtet ma kirjutan juba 8 tundi, aasta kokkuvõte võib seal juba mingi nädal aega võtta, et sinna hakkab neid tunde oluliselt rohkem tulema. Et jah, mul on umbes sama, ütleme, portfelli kokkuvõtted, kunagi ma tegin seda, ütleme, pool päeva, nüüd on need põhimõtteliselt, ma ei tea, pool tundi, võib isegi vähem, et sinna aega ei kulu. Uute investeeringute osa, ma pakun jah, nädalas kuskil paar tundi võib-olla, et ma kuulan erinevaid podcast'e, et ma arvan, et see läheb ka sinna nagu arvesse, kuigi ma ühildan selle muude tegevustega, aga ikkagi mingisugused podcast'is, kus tulevad huvitavad ideed, majanduse teemad, aga mul ongi, ütleme, see reedene päev on niisugune, kus ma nende teemadega tegelen rohkem, et jah. Aga ütleme, varem oli rohkem, nüüd on vähem. Nii, kas on veel küsimusi? Palun. Ja, mul oli küsimus, mul on kommentaar, nad mõlemad nüüd valetavad, et üks räägib, et tund aega nädalas ja teine 2 tundi nädalas. Ja ma näen OTR Discordis iga nädal, iga üks teeb mingi 5-7 tehingut, nagu ma ostsin seda optsiooni, ma müüsin seda, nagu ma lisandasin selle pealt, pange taimerid jooksma, nagu, et selgub, et 20 tunni miinimum iga ühel. Kas soovite vastata? Mis toimub? OTR Discordis räägime sellest. Nii, ja üks kiire küsimus veel mahub siia. Nii, tere. Küsimus selline, kuidas on muutunud säästumäär laste tulekuga ja ma ei tea, palju teil lapsi on, aga kui lapsi tuleb aina juurde ja nad kasvavad suuremaks, et väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured, et kuidas see võiks mõjutada säästumäära? Jah, ma võin alustada, et see on hea küsimus, et unust sellest rääkida, et ma ütlesin jah, et ma töötan 4 päeva nädalas, et siis ma tegingi niisuguse otsuse, et kogu raha, mis nii-öelda aktiivsest tööst tuleb, et see läheb kõik nagu ütleme siis tarbimisse, et ma sealt enam portfelli midagi ei suuna, et portfell kasvab ise või siis kui on mingisugused ütleme see ettevõtlusega seotud tulud, kui sealt on mingi kasum üle, siis selle ma lükkan ka portfelli, et ma olen nagu sealt leidnud siis selle ütleme tasakaalu, et jah, praegu võib-olla sambad saab nagu täis panna sellest rahast, mis ettevõtlusest tuleb, aga ütleme portfelli nagu enam ei liigu. Et kui palgatõus tuleb, siis saab natuke rohkem lubada jälle, et mul on niimoodi. No kui me Taaviga 3 aastat tagasi siin esinemas käisime, siis ma rääkisin, et mu säästumäär on 70-80%, siis nüüd enam kindlasti nii suur ei ole. Aga see juba muutus enne, kui laps tuli. Et eks laps võtab ka omajagu, aga kui ta on väike, siis kõige suurem kulualliks on sul põhimõtteliselt mähkmed, mis lähevad, et see ei ole nii palju. Aga pigem on lihtsalt see mindset, et sa lubad endale rohkem asju ja sa tahadki võib-olla lapse ja perega koos teha mingeid asju, mis siis tõstavad seda kulu suuremaks. Nii, ja aitäh, aplaus! Aga enne, kui siis nüüd need mastermindide tegemine suure hooga käima läheb, mõned väiksed sellised uued ja huvitavad teadaanded tänu ilmale, eks ju. Et ütleme kohe võib-olla need töötoa teemad. Jah, vast korralduslikult kõige suurem asi see, kuna meil programm on nihkes, siis workshopid on samuti nihkes programmi nihkes oleku võrra, ehk kuskile jooksma ei pea, kõik algavad siis samuti
no hetkel siis ligi. Ja üks põnev teadaanne nendele, kes siis arvavad, et nad peavad seal bändi lava ees nii-öelda vihma käes töötoas olema, ei pea. See läheb sinna söögitilki rõõmsalt edasi, nii et ärge muretsege. Aga mida tahaks veel kindlasti teile meelde tuletada, kes sellel nädalavahetusel ostab järgmise aasta pileti, see saab selle ülisoodsalt. See hind on niimoodi, et kui ma täna hommikul seda kuulsin, siis ma mõtlesin, et vau, et tegelikult te olete siin 1,5 pea 2 päeva, eks ju, et sellise raha eest mina ostaks küll. Ma loodan, et ma järgmine aasta saan ka ise siia. Aga need koodi järgi te tõesti saate selle pääsme info kätte, nii et kasutage julgelt ja tõesti tasub ära seda teha. Ja palju toimub ka networkinguid, täna on need nii lõunases kui ka õhtuses sessioonis. Kohe algab LHV investeerimislaval suurinvestorite mestimine, mida juhib investori ettevõtja Karin Vinkel. Bändilaval siis Monika Kahro räägib iseendasse investeerimisest läbi personaaltreeneri pilgu. Ja palju teist malet oskavad mängida? Käed püsti? Nii. Kas te olete kõik registreerunud juba? Male simultaanine. Kui ei, siis tehke seda kindlasti, sest see on põnev asi, mida teha. Ja ma arvan, et need teised spordiasjad me võime ka ära rääkida, mis õhtul veel on. Rannatennis, maleturniir, pokker ja õhtune pidu loomulikult, eks ju. Eile läks nagu läks, vaatame, kuidas täna läheb. Et hip-hop, blockparty ja siis on veel igasugused põnevad aegumatud hitid, mida me sealt kuuleme. Ja sellist hitisadu me tõesti varem ei ole midagi kuulda saanud. Jah, palun. Tasub Workshopi äppi ka vaadata, seal on siis koostööpartnerid paljud pannud välja mitmeid häid pakkumisi ja loose, et minge siis Workshopi sealt loosimiste ja pakkumiste alla vaadate või käige ka siis partnerite alalt festivalikeskusest läbi. Ja kui külm hakkab, siis tasub ikkagi sauna poole vaadata, sest neid võimalusi on päris palju, Auroom Wellness Lounge on, ma loodan, et üks väga kihvt koht, kuhu minna, nii et katsetage ära. Aga nüüd me vist saamegi minna mastermindide juurde või? Just Jake ja Taavi, kes just lavalt lahkusid, palume tagasi. Ja algabki meil siin ka siis suurinvestorite mestimine ja mastermind gruppide loomine. Ärge minge kuhugi, kus te nüüd lähete, mis te hakkasite kartma või? Ei lähe. Nii, Taavi ja Jake, palun siis. Nii, tere jälle, pole ammu näinud ja vaatame korra, mis siin väike toimetamine toimub. Ehk siis me oleme Taaviga tegelikult sarnast asja juba teinud, et 3 aastat tagasi oli siin sama lava peal, tegime mastermind grupid. Andke käega märku, et kes meid tol ajal kuulasid. On meil siin inimesi, kes sellest tookordsest osa võtsid. Üks inimene on olemas, väga hea. Kas teil mastermind töötab ka veel või? Ei tööta, no väga kahju. Tore oli, no väga hea. Loodame, et siis äkki täna saame ikkagi pikaajalisemalt neid mastermind gruppe teha. Et kui me 3 aastat tagasi tegime, siis meil osales peaaegu 300 inimest selles ja me tegime 42 erinevat mastermind gruppi. Et need grupid said siis loodud portfelli suuruste järgi ja vastavalt siis inimeste asukohtadele. Ja vähemalt mõned, praegu siin üks näide oli, mis ei töötanud enam, aga ikkagi sellest. Jah, näiteks Madis on meil seal, kellega tegelikult me oleme ühes samas mastermind grupis ka. Et ikkagi mõned mastermindid jäid tööle. Ja Taaviga ise oleme ühes mastermind grupis ja tunneme, et tegelikult siuke ühine punt, kus sa saad investeerimisest rääkida, on tegelikult väga oluline. Ja see festival on selles suhtes hea näide, et tore on ju kuulata neid esinejaid, aga samas on veel toredam näha, siin on ju inimesi, kes on eelmistel aastatel käinud ja siis nendega juttu sel teemal rääkida. Aga et liiga palju meie siin ei räägiks, anname teile võimaluse hoopis rääkida, siis võite praegu selle pildi lihtsalt üles pildistada endale või meelde jätta selle lingi, et see on niisugune küsimustik, saate selle ära täita, siis me peale festivali lõppu, me võime vist esmaspäevani seda lahti, siis moodustame samamoodi jälle portfelli suuruste põhjal erinevad grupid ja siis saadame lihtsalt meili peale teile, et näed, see punt on koos, nüüd saate omavahel arutada ja siis kas sellel puldil tekib omavahel keemia või ei teki keemia, seda näitab tulevik. Ma tean, et Jana on meil ka ühes mastermind grupis, nii et teil vist toimib see endiselt. Nii et on töötavaid lahendusi ka. Aga lisaks sellele proovime ka täna siin kohapeal ühte asja teha ja Taavi räägib sellest natukene lähemalt. Jaa, et kuna
võtan pildi ette, et kuna siin kohapeal neid mastermind gruppe nagu portfelli suurust ja asukoha järgi kokku panna on liiga keeruline, siis mõtlesime, et katsetame nüüd sellist asja, et me tegin AI abil niisuguse rakenduse, et kui te lähete ka sellele lehele või skännite QR-koodi, panete sisse oma nime, siis see rakendus siis valib teile ühe grupi. Täna siis sinna valitakse 5 inimest ja siis te saate omavahel seal ka chati abil suhelda ja näiteks kokku leppida, et me oleme nüüd üks grupp, et saame kokku ja arutame midagi, meil on järgmise slaidi peal ka küsimused, millest võiks rääkida. Et võite proovida, kas see töötab. Et jah, AI selle 100% tegi, et see on minu esimene katsetus, kus ma proovisin siis nullist teha. Tundub, et nagu väikses mahus töötas, et täna õnneks meid siin nagu mega palju pole. Aga jah, proovige, andke märku. Kui süsteem crashib, siis me mõtleme midagi muud välja, aga võib-olla püsib ikkagi üleval. Et kui te saite sisse, siis te võite kas kohe sinna chati kirjutada või öelda, kuule, ma olen grupp C ja leidke endale mingid nurgad, võite siin rääkida, võite välja rääkida, et see on niisugune jooksev teema, et lähebki jooksvalt võib-olla isegi, kui jutt läheb pikemaks, võite täitsa lõunasöögile koos edasi minna. Jah, et ütleme, eesmärk ongi see, et näiteks kui te praegu aega pole piisavalt, et siis saate päeva jooksul kas või keegi tahab omavahel suhelda, siis see on hea koht, kus nende inimestega uuesti kontakti luua või ka kui Jake siin need mastermind grupid loosib, ja ütleme, see esialgne grupp ei tööta, aga ütleme, täna siis leidsid endale hea sõbra tuttava, et miks mitte siis tema hoopis sinna gruppi kutsuda juurde. Et see on ka nagu hea viis. Grupid tulid numbritega on ju meil. Jaa. Võib-olla teemegi siis äkki hakkame siit, võib-olla see grupp number 1 tuleb siia poole, grupp 2 tuleb siia poole, grupp 3 siia, grupp 4, grupp 5 ja niimoodi läheb, et võite kohe püsti tõusta, otsige kohe üles, kes on teie grupist ja saate kohe hakata suhtlema ja siis Taavi saab ka näidata seda viimast slaidi. Jah, et kui seal mingisugune veateade tuleb, siis võite refreshida, et meil on, kasutame Eesti majutusteenuse pakkujat, et võib-olla nad arvavad, et tuleb mingisugune DDoS-rünnak siin, et järsku kõik inimesed ühest kohast hakkavad lehte avama, aga äkki ikka töötab. Aga siin on nurgas on grupp 1, nii et kes veel grupp 1 on, 3 inimest on juba olemas, 2 peaks veel tulema. Grupp 3 on siin, ma nägin, on ju? Jaa, väga hea. 4 on siin või? 4 on siin. Kes 4 otsib? 4 siin. 5 on seal. Nii, aga jah, seal on grupid koos, siin on grupid koos. Siin tundub, et on ka vist koos, on ju? Kas sul oli 4 või? Ja, võite liigutada. 5 on seal. Väga hea. Siis sa võid Taavi kiirelt korra rääkida, kas me ütleme, mis nad rääkida võivad või... Jah, et me panime mõned teemad kirja ka, et ei pea neist kinni pidama, aga kui tahate, siis mõtlesime, et näiteks 2 minutit iga liige räägib endast paar sõna, millega tegeleb, milline on portfell ja teine ring näiteks minu 2024-2025 aasta parim investeering ja siis kas keegi teine saab sama edu korrata või mitte. Ja 3. ring võiksite siis ka kontakte vahetada, näiteks teha oma Facebooki või Telegrami grupi, et kus tulevikus ka edasi suhelda, et ega meie poolt rohkem midagi polegi. Teil oli grupp 4, on ju? Kas grupp 4 on veel keegi otsimas gruppi? Kas te olete, mis grupis te olete? 4, väga hea. Siia ette siis. Nii. Ahah, seal nad veel lähevad. Siit on olemas. Tundub, et vist on enam-vähem kõik päevist. Siis võitegi lihtsalt omavahel hakata niimoodi rääkima. Ega siin muud ei olegi. Ma arvan. Siis jah. Põhimõtteliselt me lasekski neil kõigil niimoodi suhelda. Töötas.
anna mind, jah. Nii, Taavi ja Jake, ma saan aru, et teie poolt siit on kõik inimesed ise suhtlevad edasi, on ju? just. Seega, siin on teile kinkekotid ka. Aitäh! Ja aitäh! Pinge aplaus Taavile ja Jakele. jaa, aitäh! aitäh!